Modi, tere tulemast tagasi. Meil on juba järjekorras kolmas paneel, mis räägib siis eksootilistest loomadest, nende pidamisest ja küsime, miks meile on ikkagi vaja loomaaedu. Ja kutsume siia vestlusringi järgmised inimesed. Kõigepealt Tiit Maran, kes on Tallinna Loomaaia endine direktor, zooloog ja Riigikogu liige. Okei, ootame. Keit Karurahu, Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja. Palun, võid valida endale sobiva istekoha. Mirge Arge, Saaremaa sooperenaine. Palun. Karmel Rits on Keskkonnaameti järelevalve arendusbüroo loomaabi peaspetsialist. Palun. Eksootiliste loomade pidaja Keiti Särg. Ja tuleb Tiit samuti, sealt siis Tallinna Loomaaia endine direktor, zooloog ja Riigikogu liige. Teeme Tiidule samuti suure aplausi. Nii, ja teil siis, head inimesed, on võimalik slido.com kaudu küsimusi juba küsida jooksvalt inimeste, meie panelistide käest ja mikrofon on ka valmis natukene hiljem. Hakkame jälle otsast pihta, nagu eelmiste paneelide puhul saame teiega natuke lähemalt veidi tuttavaks just antud kontekstis ka, et kuidas teie loomade juurde üldse olete jõudnud või mis taust on. Et Tiit, sina oled ju zooloog, eriti naaritsetega tegelev ja oled olnud ka loomaaia direktor. Kuidas sa oled kõikide... Ma olen zooloog ja eriti naaritsetega tegelev. Kuidas sinul on selline loomaarmastus tekkinud? Eks ta tuleb ikka kuskilt sealt lapsepõlvest, et kui mõelda seda, et mu perekond on olnud taoline, kus loomad on olnud igapäevaselt ümber ja loodus ka, nii et loodusfilmid isa poolt tehtud, et see on nagu paratamatu töö olnud, et see on mind sidunud. Ja ehk tänu sellele siis midagi üle teha, peab vanemaid süüdistama, et olen selline nagu see, milliseks nad mind kasvatasid. Kuidas naaritsad tulid just? Miks just naaritsad? Naaritsad, Mati Kaal on siin, ta peab patu üles tunnistama, ega seal midagi ei ole öelda. Ma tulin kunagi loomaaeda, ütlesin, et tahaks tulla kuhugi tööle, sest ma ei tahtnud minna, rumal olin kooliõpetajaks, praegu mõtlen, et kui rumal ma olin, eks ju, ja siis Mati ütles, et kui sa loomaaeda tahad tulla, siis pead olema kergelt linnukesega inimene ja ma siis töötasingi loomaaias 40 aastat. Ja tema ütles, et rääkis sellest teemast ja see tundus selline asi, mis on väljakutse ja nii see juhtus. Väga hea. Mirge, sina oled Saaremaa soo perenaine. Kuidas sina sinna sattusid? Võib-olla mõtleme, kas me räägime kohe selle Saaremaa soo tausta ka ära, et mis asi on Saaremaa soo ja kuidas sina sinna sattusid? No Saaremaa soo ehk siis Saaremaa loomaaed on siis selline loomaaed, aga natuke teises võtmes ja natukene väiksem, eks. Et see perenaise sõna on selline naljakas seal, et mina olen ikkagi üks asutajatest, koos oma elukaaslasega selle tegime tegelikult ja selles mõttes see sai alguse tegelikult ju COVID-i ajal, kui läks hästi populaarseks nende väikeste talude avamine, kus kõik tutvustavad siiamaani taluloomi, siis meie jaoks jäi sellest tegelikult väheks. Et see loomaarmastus on ka meil tulnud ju kogu aeg sealt lapsepõlvest kaasa ja see on nagu vereseks ja siis kui me nägime selle talu pidamise juures, siis kui kaugele on jäänud inimene tegelikult loomadest ja loodusest ja siis vaatasime, et mis siis Saaremaal tegelikult nagu puudu on ja mis see nagu meie huvi on. Ja siis tegelikult see tuligi nagu pool nagu juhuslikult või naljaga, et oligi see loomaaed, et see mõte hakkas nii väga meeldima, et just nagu inimesele nagu näidata seda loomaaeda natuke teiselt poolt. Et ei ole, ütleme, puurid ja aiad ja et see loom on tegelikult ka päris. Ehk siis meie tegime sellise loomaaeda, kus on sul loomadega vahetu kontakt. Et see on nagu siiamaani meie jaoks hästi nagu oluline. Ja täna me siis soovimegi tegelikult oma tegevusega siis harida lapsi, täiskasvanuid,
noori vanu, vahet ei ole, mis vanuses, vaid see, et see loomateadlikkus ja loodusteadlikkus nagu säiliks ja just läbi selle vahetu kontakti. Et no me võime sealt ju ekraani pealt vaadata, aga see ei anna nagu seda efekti tegelikult, et mis see loom tegelikult on ja siis niimoodi see vaikselt veerema hakkas. Ja ma hüppan siit kohe Keiti juurde, sina oled eksootiliste loomade pidaja. Mis loomad sul on, miks sa neid loomi pead ja kuidas see käib? Põhiliselt mina pean siis roomajaid ja aretan neid ja ma arvan, et mu kodust leidub praegu siukene kusagil 30 kanti madusi, sisalikke ja kilpkonni. Mõne jaoks tõmbavad ihukarvad püsti. Kuidas see huvi sul tuli üldse? See tuli ka lapsepõlvest, et väga ei lubatud toas mängida, osteti kummiloomad, kummikrokodillid, mine mängi õues. Et ma arvan, et võib-olla siis sealt kandisse on loodushuvi ja just roomajad on jäänud, et kui paljud inimesed mõtlevad, et roomaja on niisugune külm, limane ja külmavereline, siis tegelikkuses neil on ikkagi soe süda, neil on ka emotsioonid ja nad on hästi põnevad, keda siis tundma õppida. Et ka kodus pidades, kui me nüüd vaatame kas või uusi uuringuid, siis üha rohkem tuleb nende kohta uuringuid just emotsioonide poole pealt, et ka nemad näitavad siis emotsioone ja neid on lihtsam kodus pidada, kui võib-olla mõnda väga sotsiaalset looma, nagu näiteks koera. Ja see on minu jaoks hästi põnev teema. Karmel, sina töötad Keskkonnaameti järelevalve arendusbüroos loomaabi peaspetsialist. Mis koht see on, millega sa tegeled? Minu peamine töövaldkond on tegelikult hätta sattunud metsloomad ja ma koordineeringi siis üle Eesti hätta sattunud metsloomade abistamist. Aga minu võib-olla teekond loomade juurde tuli palju hiljem, tegelikult alles ülikooli heas, kui ma avastasin nende jaoks väga põneva valdkonna nagu loomade käitumine, et mõista loomi paremini, et mul ema tihtipeale siiamaani ütleb, et tema ei saa aru, kuidas mina olen sellise loodushuviga või loodusarmastusega ja teadmistega, sest et meil pere poolt seda nii-öelda kaasa ei tulnud. Ja tegelikult olen, enne kui ma Keskkonnaametisse jõudsin, siis töötasin 3 aastat ka loomaias, siin Tallinna loomaias. Tegin loodusharidust ja liigikaitset. Keit Karurahu, te olete siis Eesti Loomakaitse Seltsi esindaja. Millega Eesti Loomakaitse Selts tegeleb? Nagu nimi siis ütleb, et me oleme loomakaitsjad, et peamine rõhk on meil ennetustööl, et me tegeleme siis sellega, et inimeste suhtumine loomadesse paraneks ja ka väärkohtlemine siis selle tulemusel väheneks. Et teeme igasuguseid koolitusi, teabekampaaniaid, üritusi, nõustame inimesi, loomaomanikke, tulevasi loomaomanikke ja lisaks tegeleme ka siis sellise nii-öelda probleemse osaga, kus siis ikkagi aitame ka otseselt neid loomi, kes abi vajavad. Nii, tutvustusring on tehtud ja väga, väga huvitav seltskond on meil siin koos, et edasi minna. Ma küsin niimoodi, et inimene on ainus liik, ilmselt, kes niimoodi peab igasuguseid teisi liike omal kinniselt kuskil, võib-olla on Tiit parandab, võib-olla on teisi liike veel, kes teisi liike peavad puurides, ilmselt mitte. Tallinna loomaaed on ilmselt Eestis kõige suurem selline eksootiliste loomade pidaja asutuseks ju. Võib-olla seda tausta natukene rääkida, et miks üldse on Tallinna loomaaed olemas, miks ta on vajalik ja kuidas ta võib-olla ajas nagu tema roll üldse muutunud on? Ma ei tea, sa ei saa vaadata ju ainult Tallinna loomaaeda, et sa pead ju vaatama juba laiemalt nagu loomaaiandust kui nähtust kui sellist üldse. Ja sellel on hästi pikk ajalugu, ükskõik kuhu sa selle alguse tahad tuua, võid sinna viia tagasi mitmete tuhandete aastate taga ennem Kristust, eks ju. Ja ta on ajas muutunud, et omal ajal ma olen proovinud endale selgeks teha, mis imelik imeloom see loomaaed on üldse ja seal on palju erinevaid definitsioone, kõik nad on raskesti rahuldatavad minu jaoks, aga minu jaoks ta on ikkagi kultuurinähtus eelkõige selleks, et tuua inimkeskkonda loomi ja tal on olnud erinevaid tähendusi, eriti kui võtta seal see statuudisümbol seal kunagi varasematel aegadel, kus olid aristokraatiatele väga olulised, et näidata, kui vägevad nad on ja
ka siis koloniaalaegadesse, kus koloniaalmaa inimesed said näidata oma emamaal, et vaadake, mis seal koloniaalmaalt kõik tagasi tuleb, eks ju. Kuni siis ühel hetkel seda nii-öelda teadusliku loomaaia poole, kus ühel hetkel tekkisid need reaspuurid, kus me võisime vaadata taksonoomiliselt, et vaat siin on kõik need inimahvid, eks ju, vaatame ilusti reas ära, üldse tähelepanu pööramata, mis selle nagu sisu on. Aga ma usun, et see põhiline murre, miks ta on tekkinud üldse, eks, et see on üks huvitav küsimus, ilmselt see ajas on muutunud, et varasemal ajal tuli tõesti statuudi sümbol, aga miks ta praegu on vajalik, mul on enda niisugune sisemine tunnetus on see, et mida rohkem me kaugeneme selles keskkonnas, kus meie ümber on väga palju erinevaid eluvorme, see küsimus, eks ju, et kui sa oled looduses, eks ju, miks sa seda ühte, ma ei tea, jänest puuri paned, pead, kui nad ümber ringi igal pool olemas on, eks pole mõtet, eks ju, see näiteks Keenias on huvitav, ma käisin Keenia loomaaias, mis oli tore, et element oli ühel pool puuri ja see oli väljapool looduses ka kohe, et küsimus, et miks seda teha, eks ju. Me elame teises keskkonnas. Aga miks ta nagu praeguses kultuuris on täiesti tõusuteel tendents loomaaedade osas, et neid järjest rohkem külastatakse ja järjest rohkem on huvi nende vastu, on ilmselt see kaugenemine teistest eluvormidest. Me oleme enda ümber joonud selle täieliku tehiskeskkonna, aga liigina ikkagi kuskil mingi arhetüübi tasemel on meil see arusaamine, et meil on teised ümberringi, meil on puudus selle järgi. Ja see on nagu mingi kompensatsioonimehhanism, et kuidagi pakkuda midagi välja, sest midagi ei ole teha, eks ju, pered tulevad lastega siia ja lapsed on nii põnevil, vaatavad, mis need kõik on, eks ju. Et lihtsalt see on see nagu miks ta tekib, aga mis rolli ta tekitab, eks ju, seesama on see, et kuna inimestel on vajadus ja ka mõistmise vajadus, siis läbi selle me saame paljusid asju lahti seletada. Eelmine paneel oli ääretult äge selles osas, aga ma tooks sinna juurde veel ühe osa, on see, et see aitab meil nendele inimestele seda väärtustunnetust juurde tuua. Et teistsuguseid on ka tarvis, et teistsugused on täpselt samamoodi olulised kui meie. Nii et kui sa küsid, miks ta vajalik on, siis sellepärast, et ilma ei saa hakkama. Mirge, no teie olete, eks ju, uus loomaaed, millised need nii-öelda esimesed sammud siis on, kuidas inimesed on teid vastu võtnud ja ikkagi mis on teie roll, mida te tahate seal Saaremaal teha ja miks on vaja Saaremaal veel ühte loomaaeda lisaks Tallinnale? No Saaremaal ei ole loomaaeda. Ei ole, aga Hiiumaal ka ei ole. Jaa, nad võivad Hiiumaale ka teha selles mõttes, kui nad tahavad, aga meie roll mõte ongi selle juures kaasata sinna tegelikult ju koole ja lasteaedu, et neil oleks see koht, kuhu siis tulla tegelikult oma mingisugust õppekava või mingit õpingut nagu läbi viima, et neil oleks nagu, et me ei oleks ainult seal raamatus, et me ei loeks ainult, et ma ei tea, mis iganes me sealt loeme, eks, et ma arvan, et see täna ei kõida nagu laste seda tähelepanu niimoodi, kui ta saab nagu reaalselt tulla, ise kogeda seal, näha neid loomi, et me avasime eelmine aasta, me oleme nüüd olnud aasta loomaaia on avatud. Kui lihtne on üldse loomaaeda avada? Õnneks ei ole väga lihtne. Et selles mõttes on tore, et on ikkagi täna ju mingisugune seadus, millele sa pead nagu tuginema, vaatad, kas sa nagu tahad neid asju järgida või sa ei taha, kas on need mingid miinimumehitusnõuded ja kõik asjad, eks. Ja ikkagi seal juures on see hariduslik pool. Ma ei tee täna väravaid lahti, et nii palun, andke mulle nüüd piletiraha ja minge vaadake loomad, et see ei ole nagu see. Kindlasti tehakse neid kohti. Täna meie ikkagi tahame rohkem seda hariduspoolt, seda, et see annaks midagi, sest et täna aastaga võib-olla me ei ole nii palju andnud, eks, aga ma loodan 10 aasta pärast oleme me näiteks Saaremaa haridusele väga suure nagu lisaväärtuse saanud anda. Et praegu me võtame selle Saaremaa koolide ja haridushoonete nagu ampsu, eks, aga tulevikus miks mitte nagu, et tuleb ka mandrilt nagu kedagi nagu meile sinna mingit muud moodi, mingit õppevormi nagu täitma. Karmel, sina kui riigi esindaja, riigiameti esindaja, et kuidas on üldse nõuded sellise loomaaia avamisel? No kui me vaatame nüüd seaduse tasandil, siis loomakaitseseadus ütleb, et loomaaed on siis koht, kus loomi näidatakse või peetakse siis alaliselt ja neid näidatakse rohkem kui 7 päeva aastas. Ja sinna tulevad roburadapidi kõik need tingimuste temaatika otsa, aga sellega tegeleb rohkem Põllumajandus- ja Toiduamet. Küll Keskkonnaameti ülesanne ongi siin siis väljastada loomaaedadele tegevuslube, kui nad seda soovivad. Ja meie vaatame seal võib-olla kõige rohkem siis, mis liike seal loomaaias tahetakse pidada,
kas need liigid on jõudnud sinna seaduslikul teel, kui me räägime näiteks siis CITES liikidest või CITES lisades olevatest liikidest. CITES on siis see ohustatud loomaliikidega kauplemise konventsioon ja samuti me vaatame ka, ega seal ei ole juhuslikult võõrliike ja täpsemalt siis looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike, kuna tegelikult Euroopa Liidu määruse alusel nende pidamine suletud tingimustes ja nendega nii-öelda avalikkusele näitamine ei ole lubatud. Et meie vaatame seal jah rohkem seda poolt ja võib-olla keskendumegi just siis sellele, et need liigid, keda seal peetakse, et nende nii-öelda väljapääsemine loomaaiast ei kujutaks siis ohtu, eks ju, meie enda loodusele või inimestele ja et nad on saanud sinna nii-öelda õiglasel teel, et neil on vastavad sertifikaadid, et me selle loomapidamisega seal loomaaias ei ohusta seda loomaliiki või ei pane seda loomaliiki suuremasse ohtu. Mirje, kuidas te olete need loomad sinna saanud? Meie teeme praegu koostööd teiste loomaaedadega. Ja me hästi valime ka loomi. Et ma ei lähe, kui ma näen täna, ütleme, tahan mingit looma, siis ma näen, et esiteks ta tervis, eks, et tal ei ole nagu tervise, et teda pole kontrollitud veterinaaride poolt, ma näen, et on juba pealt näha stressis, ta on pealt näha nagu haige, siis ma ei vali teda täna. Nagu mitte sellepärast, et ma ei peaks talle võimalust andma, vaid lihtsalt ütleme täna meie selle väikse loomaiana, meil lihtsalt seda ressurssi, et igat nii nagu põhjalikult võib-olla kohe nagu ravima hakata loomaarmastajana, ma peaksin nad kõik endale ära, et saaks aidata. Aga täna kahjuks meie peame vaatama seda, et see oleks meie jaoks nagu on see kulu, et ta ei oleks nagu liiga suur kulu. Tiit, natuke selgita, kuidas üldse nagu Tallinna Loomaaed tõesti nii pikaajaline asutus, kuidas see loomade saamise süsteem, et see on keeruline, see on ja milliste tingimustele peab ikkagi loomaaed vastama? Jah, siin on nüüd on loomaaedu ja loomaaedu, eks ju, on väga erinevaid loomaaedu, jälle ma tuleks ajaloosse tagasi, sest ei tohi mööda vaadata seda perioodi, kus loomaaed olid puhtalt ikkagi nagu metsikute loomade tarbijad. See on aeg on olnud, et kui loom suri ära, siis lihtsalt mindi loomadega kaubitseja juurde ja ta tõi kuskilt, eks ju. Hästi huvitav, muuseas siin Gerald Tarrelit te kõik teate, et tema oli see tüüp, kes loomadega kaubitsejaks ühel hetkel muutus vastupidiseks nagu selle uue tüübilise looma ja eeskõnelejaks ja muutus tänu sellele Ühendkuningriigideks looma ja keskkonnast täielikus persona non grataks, et mis ajada lolli juttu, et hoopis teistmoodi, me peame tegema nii nagu vanasti, et niisugune kultuurikonflikt oli. Aga kui nüüd rääkida tänasest päevast, siis praegusel hetkel väikesed loomaaed ehk loomapargid on üks asi, aga kui me räägime nüüd ikka suurtest loomaaedadest, see on seal hästi palju standardeid, et reeglina loodusest loomade toomist ei eksisteeri. Mis toimuvad, on suured rahvusvahelised või regionaalsed paljundusprogrammid, eriti need loomad, mis on nii-öelda ohustatud ja nende puhul siis põhiotsustus jääb, ütleme, selle liigi koordinaatorile, kes siis peab järgi kontrollima, kas see koht on sobilik üldse loomade pidamiseks ja kas seda looma on vaja paljundada, milliseid kombinatsioonid. See on päris keeruline suur süsteem üle Euroopa, täpselt samamoodi Ameerikas, Austraalias. Ja see tekkis tegelikult siis 70-ndatest alates, siis kui ühel hetkel Washingtoni konventsioon tekkis ja selgus, et nii väga lihtne ei olegi loodusest neid asju tuua, et piirid tekkisid ette, mis tekkis niisugune naljakas nagu looma ja sisemise paradigma muutus, et me peame muutuma, muidu me ei saa eksisteerida ja sinna juurde tekkis siis tugevamal kujul just seesama haridus ja ka looduskaitse nii siin loomaaias, mis on see eksitu pool, et me proovime hoida mingeid populatsioone juhuks, kui on tarvis neid loodusesse lasta, et me saaksime seda teha. Ja tänapäeval nagu räägitakse hoopis sellest, et meil ei ole mitte, ütleme, niisugust seda, mis tehakse loomaaia, seda, mis tehakse looduses, aga et meil on nagu inglise keeles on one plan approach või koos toimimine, et me peame vaatama neid kahte poolt koos, sest tegelikult see elukeskkonna ja erinevate liikide seisukoht on nii halb, et mõlemad poolt peab kokku ühendama omavahel ja selleks on siis regionaalsed need assotsiatsioonid, kes neid asju nagu reguleerivad. Üks on see saamine, aga teine on see pidamine, need tingimused, räägime sellest ka, et Keiti, sa rääkisid väga paljudest loomadest, kes sul on, et millised on need tingimused, kuidas sa neid üldse pead ja kuidas sa tead, et neid tuleb niimoodi pidada ja kuidas neid siis läheb nendel loomadel? Iga liik vajab erinevaid tingimusi ja see on tegelikult väljakutse kodus. Et kui me nüüd räägime, võtame näiteks kuningpüütoni liigina, siis me teame, et ta tuleb, eks ole, Aafrikast
ja seal on päris kõikuv temperatuur, me peame seda suutma ka kodus pakkuda, ehk siis me peame saama kusagil korteris kuningpüütonit pidada on kindlasti kehvem kui siis võib-olla oma majas, kus me saame jäljendada seda loodust, aga kõik teadmised tulevad siis uurimistöödest ja muidugi ka siis loomaaedadest, et kuidas neid pidada. Aga jah. Kuidas on loomaaias, Tallinna loomaaias tingimustega? Jah, ma ei tea, kui palju ma Tallinna loomaaia nimel saan rääkida, ma räägiks üldisemalt natukene. Et see on ääretult keeruline, ääretult vajalik väljakutse see, mis puudutab loomade heaolu loomaaedades. Ja see on aegades suurenenud järjest rohkem pööratakse selle tähelepanu, ma mäletan neid aegu loomaaianduses, kus see oli kõrvalteema, praegu see on üks peateema tegades. Aga mis teeb selle keeruliseks on see, et kui sul on kuskil loomafarmis üks loomaliik veis näiteks, siis sa saad selle ühe liigi nagu nende vajadustega toimetada, seal muidugi kommertshuvid tulevad tugevalt sisse, piirid, millest ei saa üle minna, sest muidu ei ole veiseid mõtet kasvatada, eks ju. Aga loomaaedade puhul on see, et Tallinna loomaaias palju siin on praegu 360 liiki, eks ju. Kõikide nende erinevaid neid tajusid, mida neil on tarvis nende eluks, et nad tunneksid ennast hästi, see on meeletu suur töö ja selle see rahvusvaheline koostöö annab selleks võimaluse, kas või näide see, et kui on päevavalguslamp, inimsilmale on normaalne, linnule see tähendab pidevat blinkimist kogu aeg, et me kipume asju vaatama läbi inimese paradigma, aga igal loomal on oma ilmsõltuvalt nende tundemaailmast, eks ju, ja mis kõrgusel nad on, mis iganes vajadused neil on, nii et see on tohutu väljakutse, et aru saada. Ja kui öelda nüüd seda, et me peaksime täpselt imiteerima seda, mis on looduses, seda ei ole võimalik, eks ju, võtame selle sama jääkaru, ideaalne puur oleks sama suur kui see looduses vabas olev aed, kus ta ringi liigub, seda ei ole võimalik teha, peab kokku suruma selle asja. Aga mis on oluline, on see, et me loome keskkonna, kus loom saab ennast hästi tunda. Muidugi need füsioloogilised põhivajadused, aga siin on see psühholoogiline pool peal. Ja see psühholoogilise poole peale praegu väga palju rõhutakse, et kuidas lahendada neid asju, et loom tunneks ennast hästi, sealhulgas, et ta ei oleks paaniliselt hirmus kogu aeg selle talitaja või inimese eest, kes tema lähedal toimib, ja kelle käitumisest ta muidu võimalik, et aru ei saaks. Et see on hästi suurte väljakutsetega põnev valdkond, millega tegelda, ja ka see valdkond, kus peab eksima ja uuesti ümber mõtestama paljud asjad. Ma küsin Loomakaitse Seltsi poole pealt, et kuidas teie kui huvigrupp üldse tegeleb või mida teie arvate loomaaedadest esiteks ja eksootiliste loomade pidamisest, et kui palju te kokku puutute selle teemaga? Just me räägime eksootilistest loomadest. Eks loomakaitsjate seisukoht loomaaia puhul on see, et see ei tohiks olla pelgalt meelelahutuslik, et siin kindlasti peaks olema mingisugune hariduslik pool või siis tõesti liigikaitse, et siis me ikkagi peame teda rohkem eetiliseks, et eksootiliste loomade pidamine siin oleneb sellest, kas see liik sobib meile kodudesse, kas ta on meie keskkonnale ohutu ja kas ta on ka siis nii-öelda oma päritolu maal, kas ta on seal kaitse all või mitte, et saitis siin harvestab siis kogu maailmas kaitse all olekut, aga paljud riigid näiteks keelavad siis teatud liikide püügiga oma siis territooriumil. Kahjuks see kaubandus on hästi lai teema, et see pidamine on selline jäämäe tipp, et tegelikult seal on palju suuremad probleemid. Ma ise käisin hiljuti Ukrainas ja nägin seal teemat, mida eestlased võib-olla enam kuidagi ei kujuta ette, et seal on ka restoranide ees karud puurides ja tsirkustes karud ja midagi sellist, et teen reklaami, esmaspäeval on Osooni eetris, vaadake kindlasti, aga päris kole olukord, see on kuidagi kultuuri küsimus, eestlastena me kuidagi ei kujuta ette seda, et selline asi veel nagu toimub. Kui palju ikkagi järelevalvele tuleb selliseid juhtumeid, et on loomad ja eksootilised loomad väga, väga halbades tingimustes või täiesti ebaseaduslik pidamine? Jälle võib-olla alustan sellest, et juriidiliselt selline termin nagu eksootiline loom otseselt mingit tähendust ei oma, et me räägimegi just kas invasiivsetest võõrliikidest, looduskaitsealustest liikidest,
Neid kaebusi kindlasti tuleb, et me teeme võib-olla Keskkonnaametis siis aastas 3-5, sõltuvalt aastast, siis plaanilist kontrolli erinevates loomaparkides, kus me teame, et võib olla mõningaid liike, kelle päritolu me tahame kontrollida, aga tõesti me sellist praktikat ei harrasta, et me käime nüüd inimeste ukse taha või lähme Keitile ukse taha ja küsime, kuidas tal nende loomajatega on, aga kui meile tuleb kaebus sisse, siis korrakaitseseadus lubab meil minna kontrollima selle loomapidamistingimusi ja tegelikult ka seda täpselt, et kuidas ta sinna jõudnud on. Et heaks näiteks siin looduskaitseseaduse vaatest, et tegelikult sa ei tohi Eesti loodusest võtta endale looma, sa ei tohi teda eemaldada ja teda hakata siis kodus pidama ja eriti veel kaitsealuste liikide puhul ja kui meile tõesti laekub info, et mõni inimene peab kodus, ma ei tea, laululuike, kes kuulub teise kaitsekategooriasse või mõnda kakulist 3. kaitsekategooriast, siis meie ülesanne on ikkagi minna ja selgitada välja, kuidas see loom sinna jõudnud on ja paraku teha ka raskeid otsuseid selle looma saatuse osas, et mis ta siis edasi saab, kui ta tegelikult ei ole seaduslikul teel sinna jõudnud ja ta pidamistingimused ka ei ole vastavad. Ja just nende tingimuste osas me teeme aktiivselt koostööd ka Põllumajandus- ja Toiduametiga, sest et nendel on vastav pädevus just nende heaolu tingimuste hindamise osas, et kas selle loomale on tõesti nõuetekohane keskkond tagatud või mitte. Kas Eestil on mida me teeme selle laululuigega või kakulisega siis pärast seda? Ja Keskkonnaametis me lähtume suuresti ikkagi selle looma vaatest, eks ju, looma heaolu vaatest, aga me peame ka siin arvesse võtma, et kui tegemist on näiteks invasiivse võõrliigiga, siis meil on palju keerulisem olukord, et kui me räägime näiteks, et keegi on endale pesukaru või kährikkoera võtnud endale lemmikloomaks, ja siis seadus lubab, see Euroopa Liidu määrus invasiivsete võõrliikide koha pealt lubab teda küll elupäevade lõpuni pidada, teda ei tohi paljundada, kui ta on selle inimese juures olnud enne, kui see liik sinna määrusesse lisati. Aga kui me oleme teada saanud, et need pidamistingimused ei ole sobivad selle looma jaoks ja ta võib siit plehku panna ja siis kujutada ohtu näiteks meie enda kohalikele liikidele, et siis me peame mingeid samme ette võtma, et mõnel juhul ongi riik võtnud selle looma vastutavale hoiule ja leidnud talle siis sobiva elupaiga mõnes loomapargis. Aga oleme ka olnud nendes olukordades, kus meile tuleb info, et näiteks kährik on ühes loomakliinikus, talle soovitakse leida nüüd elupaik kuskil loomapargis, sest ta looduses enam hakkama ei saa, siis jällegi siin me peame olema üsna jäigad ja karmid ja määruse kohaselt toimima ja tegelikult looma suhtes siis ta tegelikult kannatustest vabastama. Et me ei saa teha alati me peame ikkagi lähtuma nendest laiematest määrustest ja seadusest, et me ei saa ise minna selle Euroopa Liidu määrusega ka vastu olla, aga muidugi kui on mõni laululuik või selline liik, siis me teemegi koostööd loomaaedadega, loomaparkidega, kuhu need loomad võiksid jõuda, et näiteks siin Tallinna loomaaias elab üks sookurg, kes on meie enda kohalikust loodusest pärit, kes siis oli saanud sellise kehva vigastuse, ta ei saanud oma ühte tiiba täielikult välja sirutada, see talle mingeid kannatusi ei tekitanud, rändele ta ei oleks saanud minna, aga ta oleks saanud siis jätkata oma elu edasi kuskil teiskeskkonnas inimese hoole all ja siis ta siia Tallinna loomaaeda tegelikult jõudiski. Aga see ei ole selline tavapärane praktika kindlasti, et me Eesti loodusest loomi kokku korjame neid ja loomaedadele laiale jagame. Tahtsingi küsida seda ka, et üks roll on selline liigikaitse ja võib-olla mõnede loomaliikide loodusesse tagasi suunamine, et kui palju Tallinna loomaaed sellega on tegelenud ja kas see on ainult naaritsate puhul või see on, mis liikide puhul see veel? No tegelikult ega meil, siin tuleb nüüd natukene sisse ka see asi, et selleks, et neid loodusesse tagasi lasta, see peab olema mõtestatud tegevus. Et seda ei saa lihtsalt niisama, et paljundame siin ja siis laseme kuhugi lahti, et vaatame, mis iganes nendega toimib, et seda hakkab nagu iseenda loogika vastu töötama. Ja midagi ei ole teha, et see surve nagu keskkonnale inimtegevuse poolt üldse on nii suur, et väga sagedasti on küsimus, eks, et meil ei olegi kuhugi lasta, kui me tahaksime lasta. Et kui nüüd on mingi korralik programm olemas, eks ju, siis sellega saab. Ma tean, et siin raisakotkad on läinud meilt varasematel aegadel. Naaritsa sellest on räägitud, aga praegu ma hetkel isegi rohkem ei oska öelda, mis oleks nagu suure nagu mingi programmi sisse läinud. Aga ütleme, see nüüd, mis puudutab ka otsustusi, siis väga sagedasti nende lahtilaskmiste otsustused ei tehta Euroopas nüüd ainult loomaaia tasemel, aga tehakse ikkagi Euroopa selle assotsiatsiooni tasemel, sest ka seal vaadatakse, et see tehispopulatsioon, mis on, et mida sealt võiks kuhugi viia, mis on mõistlik teha, aga mis peaks jääma sinna tehispopulatsiooni sisse, et seda
geenimaterjali, mis on kunagi teistingimustesse toodud, et seda võimalikult mõistlikult hallata ja alal hoida. Virge, kas teil on ka jõudnud mõni loom kuskilt, kes on päästetud või hüljatud või? Jaa, selles mõttes küll, näiteks ka tuli meile just, kui ma siia saali tulin, tuli ka Keskkonnaametilt kõne, et keegi, kus Saaremaal leidis vigastatud luige ja et kas me saame teda hoiule võtta ja vaadata siis tema nagu tervise üle. Ja et kui me nüüd siit Saaremaal tagasi jõuame, siis ma jõuan ise ka sinna koha peale seda nagu üle vaatama. Aga meie juures elab ka praegu toonekurad 2 tükki. Nemad on ka meile tulnud tegelikult läbi Keskkonnaameti, läbi kellegi, kes mingi aeg leidis nemad, nad olid ka vigastatud. Või selles mõttes ma ei saa öelda vigastada, ma ei ole neid ju ise nagu kinni püüdnud ja neid nagu ravinud. Mina sain need juba meie loomad ja siis, kui nad olid juba mingi periood kellegi juures olnud, et nad täna ei lenda ja nendel ei ole. Nad on 6 aastat kellegi juures elanud, nemad elavad praegu meie juures ja nendel nagu peale vaadates vähemalt puudub see instinkt, et nad üldse läheksid nagu rändele ja et nad otsiksid näiteks maast või kuskilt sealt nagu midagi, mis vähegi noka vahele sobiks. Ta näeb, et ma tulen, ta vaatab, kas mul on ämber ja kui ei ole, siis ta ei tule mu juurde. Aga ta ei karda inimest absoluutselt, et selline loom loodusesse lasta, ta lihtsalt hukkub seal, ma olen esimesel õhtul, sellepärast, et ta on küll suur lind, aga kui ta ikkagi ka metslooma näiteks seal ei karda, kes võib talle liiga teha, siis ta lihtsalt hukkub seal. Et täna meie juures elavad 2 toonekurga. Keit, meil on tegelikult neid ühinguid ju erinevaid, kes tegelevad ka metsloomade päästmisega. Kas see on nagu süvenev meil ka ühiskonnas, et kõik tahavad ka päästa metsloomi kuskilt, kus neid võib-olla päästmist ei olegi vaja? Jah, peab tõdema, et kahjuks küll, et selliseid teateid on järjest enam, et me Loomakaitse Seltsina küll suuname nüüd edasi, kuna me oleme leidnud, et meil ei ole võimalik tegelikult metsloomi aidata selliselt, nagu neid peaks, et me nagu hoiukodudesse neid ei võta, meil ei ole võimalik neile tagada seda, et nad tõesti siis hiljem siis metsas tegelikult hakkama saaksid, et nad ei tohi ju tegelikult inimese lähedusega harjuda ja kindlasti kuskil korteris me seda tagada ju ei saa. Aga selliseid organisatsioone meil on päris palju, et me üldiselt pöördume Keskkonnaameti poole, et nemad tegeleksid nende loomadega ja leiaksid neile siis sellise sobiva koha, kus nad siis tõesti abi saaksid. Ja lisaks see on üks metsloomade päästmine, teine on ikkagi see, et inimesed hülgavad ka oma lemmikloomi või erinevaid loomi, et ma saan aru, siin samas loomaaias oli näide just hiljuti meriseast, keegi oli jätnud meris ja et mida see kõik nagu inimeste kohta näitab, et see loom lihtsalt võetakse ilma mõtlemata. Ja see näitab jällegi kohe tulles eelmise paneeli juurde tagasi loodushariduse vajalikkusest ja olulisusest, sest et võid käia kuskil loomapoes või vaadata, et mõni loom on väga armas ja ma tahaks teda enda juurde, aga olles siis ise teinud loomaaias loodushariduse programme ka, siis need lasteprogrammid ja need esimese klassi programmid on need, kus on vaja pead juba lapsele selgeks tegema, et räägime kilpkonnast ja iga teine laps on, nüüd ta tahab kilpkonna ja siis ma hakkan rääkima sellest, et kui kaua üks kilpkonn elab ja kus sina võid olla selle 20, 30, 40, 50 aasta jooksul, kui see kilpkonn sul veel on, et kas sa saad tema eest näiteks nii kaua hoolt kanda, kas sul on sobivad tingimused või mu lemmiknäide jällegi Tallinna loomaaiast, kus siin on igasugused väiksed primaadid, hästi armsad, tahaks neid kõiki endale koju ja siis ma küsingi alati ka lapselt otse, et kas sul oled sa valmis oma toa loovutama nüüd selle looma jaoks ja võtma mitte ühe primaadi, sest tegemist on väga sotsiaalse tegelasega, vaid on sul valmis ka 10 või terve kari neid endale võtma ja kas sa saad neile hommikust õhtuni tegevusi pakkuda, et neil ei hakkaks igav, et neil ei areneks välja stereotüüpsed käitumised, kas sul on nendele sobiv toidulaud tagada ja siis sa näed, et okei, siit hakkab juba midagi tööle, et nad saavad aru, et tegelikult see ei ole üldse mitte nii
lihtne. Ja tegelikult lisaks siis nii-öelda siis võib-olla sellistele mittetraditsioonilistele või eksootilistele lemmikloomadele, et nendes erinevates loodusharidusprogrammides käsitletakse ka sellisemaid tavapärasemaid koduloomi. Teed, ma ei tea, hamstrile või meriseale sobivad tingimused, nii-öelda paned ühe puuri kokku talle ja siis sa saad aru, et okei, mida see loom ikkagi tegelikult vajab ja kui palju ma pean temaga vaeva nägema. Et ma ütlen, et siin loodusharidus on väga suur võti, et inimesed teevad võib-olla mõne emotsiooni ostu ja see on see kõige nukram tagajärg ja siis sa teed selle emotsiooni ostu ära ja siis miskipärast sa eeldad, et kas loomakaitsjad või loomaaiad või ka riik siis võtab selle looma enda hoole alla ja hakkab tema eest hoolt kandma, et kuigi sina oled see, kes selles olukorras eksis ja võib-olla sinu ülesanne on ikkagi siin tagada sellele loomale see edasine elu jätkumine, kui see ei ole, siis kui sa ei saa teda tagada. Tiit? Ja tahtsin siia lihtsalt lisada, et see on huvitav, et kuidas ühelt poolt, kui me kaugeneme järjest, siis need loomad kui sildid omavad mingi teistsuguse tähenduse, et siin mõni aeg tagasi, kui oli Harry Potteri film ja need öökullid ja ühel hetkel olid ju nii nunnud, et siin kõik lapsed tahtsid endale öökulle koju saada ja siis oli Kas keegi aitab, mingi multifilm oli, kus oli Fennek, mis ta, see oli mingi kosmo või ma ei tea, mingi niisuguse nimetusega, siis järsku ootamatult need pikakõrvalised fennekid muutusid hästi populaarseks. Ja selle taustal tekibki selline naljakas asi, mis viimasel ajal nagu üldises kultuuripildis, mitte ainult Eestis, aga üldse maailmas on see, et loomaaedu kiputakse vaatama kui selliseid nagu supernunnude loomade pidamise kohta, et seal ongi need nunnud loomad, et nad on niisugused armsad, nad kogu aeg elavad, nad kunagi ära ei sure, eks ju, aga sünnivad küll kogu aeg, eks ju. Niisugune naljakas inimeste mõtlemise vastuolu on ja mis ma ise omal ajal mäletan, siin on olnud, et inimesed tulevad tööle ja järsku avastavad, oi jeerum, et nüüd ma ütlen natuke ilusti, aga et siin on ka sitta ja kõike muud asja ja surm on olemas ja siin on traagika olemas, ja siis nad järsku pettuvad, et see ei olegi nunnud Hiina väikesed mänguasjad, aga midagi muud. Ja võt siin selles kontekstis see nagu loomaja roll ongi nagu tuua sisse seda nagu tegelikkust, eks ju, et kõik asjad ei ole ainult nunnud, seal on teine pool ka olemas ja et see käib asja juurde, aga et sul tuleb hoolitseda et sa oled vastutuse võtnud tegelikult selle olevuse eest, kui sa ta endale võtad, ja siis pead arvestama, mis sellega kõik kaasneb, et ma tean inimesi, kes peavad metsikuid loomi, ühte keskmise suurusega metsikut kassi endal kodus ja naisterahvas läks nahku mehest sellepärast, et tal oli kass olulisem, et suur ruum saada. Et neid asju on ja ma tean, et hoiab seda looma hästi, eks ju, aga just see, et selle arusaamine, et see ei ole mingi taoline asi, et ostad mingi odava mänguasja, natukene mängid, pärast lükkad kõrvale, eks ju. Et see on üks oluline roll, mis loomaaedadel teha on ja mis tegelikult on niimoodi, et loomaaed ujub praegu natukene vastuvoolu kui loomaaiad üldse. Kui tohib, ma lisaks hästi olulise teema võib-olla, mis siin läbi veel ei ole käinud, on erinevate eksootiliste loomade puhul ja üldse metsloomade puhul on tegelikult ka see veterinaarne hool ja kas meil on tegelikult Eesti spetsialiste, kes suudaks neid loomi ka pädevalt ravida, kas nad oskaksid nende muresid diagnoosida, et seda juba hätta sattunud metsloomade valdkonnas näen palju, et kui pöördud mõne veterinaarkliiniku poole, et kas teil oleks võimalik see linnule teha esmane ülevaatus ja esimene vastus on ei, sest et ei ole kogemust, ei ole pädevust ja nii edasi, et see on hästi suur murekoht, et ka veterinaarne pool siin Eestis on täna väga ikkagi selliste tavapäraste lemmikloomadel põhinev ja ma ei tea, võib-olla Keiti oskab siin kaasa rääkida, et kui raske on. Ma tahtsingi Keiti käest küsida, et ikkagi miks sa neid ägedaid loomi pead ja kui keeruline see ikkagi on, et tõesti, kui loomal on mingisugune probleem, mis sa siis teed? Meil leidub täna õnneks Eestis arste, jah, neid ei ole palju, aga neid leidub päris peaaegu igas suures linnas, vähemalt üks, kes siis tegeleb selliste loomadega või kes on nõus ise siis ka õppima raamatust ja teistelt kolleegidelt vajadusel abi küsima, et neid siis ravida ja diagnoosida. Aga nende pidamine ei ole lihtne ja nende lugemine, et neil üldse midagi viga on tegelikult äärmiselt keeruline. Et kui näiteks koer näitab sulle välja, et tal on nüüd halb, ta ei söö, oksendab, võib-olla lonkab käppa, siis näiteks mao puhul see on hoopis teistmoodi. Et inimesed kipuvad saama aru, et midagi on viga liiga hilja ja siis jäädakse arstiabiga kahjuks ka hätta. Kas sinule... ma ei tea, kas sinule on ka sattunud võib-olla mõni püüton, kes on kuskilt siis keegi on pidanud ja ma ei tea, ta ei taha enam, ta ei saa hakkama,
miskipärast on sulle sattunud? Jaa, neid on päris mitmeid sattunud sedasi ja kõige tavalisem on võib-olla see, et levinud viga, et püüton ei söö ja et ei ole hullu midagi, et küll ta sööma hakkab ühel päeval ja lõpuks on aasta möödas ja siis nad leiavad tee minu juurde ja paari päeva pärast on kahjuks lahkunud, on ju. Kas sina julgustad või soovitad üldse inimestel püütoneid pidada? See on niisugune kahe otsaga asi, et see nõuab hästi palju eeltööd ja hästi paljud inimesed ei ole valmis täna selleks eeltööks. Et siin koha peal ma pigem ütleksin, et ma ei soovita, aga teiselt jällegist ma ei tahaks võtta seda võimalust nendelt inimestel, kellel tõeliselt on suur huvi nende vastu ja kes on nõus siis panustama nende tingimustesse ja õppima neid liike, et siis ma ei tahaks nendelt seda võimalust ka ära võtta. No ma küsin Mirje käest ka, et kas on sellisel uuel alustaval loomaaedal olnud teil ka tagasilöök, et lugesin vist, et oli teie mingisuguse krokodilliga oli siin mingisugune uudis, ja see oli vist kuidagi külastajatega seotud, mis seal juhtus? No nagu ma alguses rääkisingi, et meil on see vahetu kontakt on meie nagu loomaaias nagu oluline, siis nagu sa meie juba tuled, siis sa tegelikult pead astuma sisse aeda, kus on avatud siis või lahti vabapidamisel nii-öelda siis ütleme siis lihtsamalt kodulinnud, eks. Et ja sa saad nagu enamalt kõigile teha täna pai, sellepärast et me ei ole täna võtnud endale looma lihtsalt sellepärast, et ta puuri panna. Ma ei tea, kes on meie juures käinud, siis enamjaolt kõik loomad on meil kas kuskil toas või meie hästi lähedal üles kasvanud ja me võtame endale pigem noore looma, et ta siis kasvatada siis selliseks, et ta ei kardaks inimest. Sest et täna minu jaoks kõige hirmsam oleks see, kui mul on see loom seal inimestele vaatamiseks ja ta on hirmul. Ja meie siis täna oluline see nii-öelda treeningtöö loomaga ongi see, et ta ei tunneks hirmu. Siis täna võib meie juures kohtada siis näiteks küülikut, kes lihtsalt päisepäeva ajal lageda taeva all magab lihtsalt niimoodi, ütleme, kõht taeva pooleks. See tundub imelik, sellepärast, et ütleme, tegelikult ta on ju ikkagi kellegi söökeks, ta ei peaks niimoodi seal magama, aga tunneb ennast ülihästi. Surikaadid on meil ka avatud aiaga suvel. Ja kui nad tegelikult peavad nagu tavaliselt kõik vahti, eks, siis meie omad on võib-olla nagu liiga nagu tunnevad ennast liiga turvaliselt, sest nad kogu aeg näevad meid kuskil. Nad näevad, et ma jalutan või Risto jalutab või meil mõni nagu muudelite jalutab, et kogu aeg on nagu, nad on nagu mõni päev pannud selle valvepositsiooni nagu meie peale. Ja õnneks me oleme seal ise kogu aeg olemas ja nagu õppinud oma loomi niimoodi tundma, et me siis võtame selle valve üle, aga inimestele tundub nagu imelik, et võib-olla mõni loom nagu tunneb ennast liiga hästi või magab liiga sügavalt, mis iganes, siis sel suvel me nägime hästi palju, ma mõtlesin Ristole, et me peame hakkama panema oma neid puid puuridesse, et inimesed ei võtaks neid oksi sealt, sest et näpuga ma puututada ei julge, aga oksaga ikka julgen, eks. Ja selles mõttes ma ei saa täna panna nagu laste peale seda nagu halvakspanu, sest laps on puhas leht. Laps ei tea täna. Et sellepärast minu mõte ongi harida täiskasvanud ja siis lapsi. Et see peab olema paralleelselt. Mis selle krokodilliga ikkagi? No krokodilliga juhtus niimoodi, et meil oli siuke tihedam päev, meil on kogu aeg siuke patrull seal loomaaias, ikka käime ringi, kogu aeg kontrollime ja üks hetk tuleb üks pere, et kuulge, et see krokodill nagu, tal on vist midagi juhtunud, aga seda tuli hästi palju, sellepärast, et inimese jaoks täna on väga võõras juba tegelikult pidada kana või tegelikult on ka võõras pidada kass ja koera, eks, et nad ei tea nende, ütleme, sellist loomupärast nagu liikumist, käitumist, eks, ja siis reptiil sööb kõhu täis, on kõht täis, siis nad ei ole nagu superaktiivsed. Inimene arvab, et sa võtad endale krokodilli või sa võtad kas või selle kilpkonna, ta ei ole siuke kaisutaja või tal on nagu teistmoodi käitumine. Ehk siis Kusti oli meil saanud hommikul söögi, ta peesitas päikese käes väljas, et päris päike, me kasutame nagu loomadel hästi palju suvel seda päris päikest ja natuke läheb härdaks, aga pesitas seal seedis sooja käes, see on neil kõige parem seedida ja oli juhtumisi siis lennanud sinna kivi ja ütleme, Kusti oli noor aastane, me saime siis, kui ta munast tuli ja siis ta oli saanud selle kiviga pähe,
mina sain Kusti sealt kätte veel siis, kui ta oma neid viimaseid liigutusi tegi ja ma võtsin kohe Heli Särega, kes on meil siis Muhus, avas loomakliiniku, tema on meie põhikontakt, ühendust, et meil on ruttu vaja nagu Kustile abi, aga abi oli hilja, et sellisel väiksel loomale see ükskõik mis löök siis koljupiirkonda on ohtlik. Et täna ka, kui sa ikkagi saad suure kiviga mööda pead, sul on ka seal hematoom, eks, et siis verevalum. Ja Kustil oli ka peas suur hematoom lihtsalt. Et me oleme võtnud täna selle riski, mis on nagu hästi raske, sest tegelikult me elasime sellises toredas mullis, kus inimesed on ilusad ja head. Ja me ei võib-olla olimegi liiga rohelised esialgu, et arvata, et me peame selliste asjadega nagu vastu seisma, mida me oleme nüüd selle aasta jooksul või põhimõtteliselt 2 aastat saab varsti täis, selle jooksul nagu näinud oleme. Et inimesed on kaugenenud ja nad ei saa aru, et nad on ka osa loodusest. Ja ma arvan, et sinna peab tagasi jõudma. Mõttekoht praegu. Küsime vahepeal, kas on saalist küsimusi või Slidost olnud? Jaa, meie põhiküsija, siin Mihkel, kellel on alati häid küsimusi. Aitäh selle paneelist ka. Lihtsalt selline teema enda peast kerkis üles, et kui me elame praegust ajastu, kus kriisid ilmselt pigem tulevad sagedamini või harvemini ja me valmistume kohati ka evakuatsiooniks, siis kuidas on korraldatud selliste asutuste nagu loomaaedade, lemmikloomade pidamiste tegutsemine kriisiolukordades, kui me peame kodu maha jätma näiteks või meil ei ole endal elektrit, et elus püsida, mis siis saab loomadest? Kuidas see korraldada? Kui need kriisiteemad läksid üles, siis selle teemaga sai siin minu ajal loomaaias palju tegeldud, sest et midagi ei ole teha, et sa ei võta elevanti kaasa ja ei lähe kuhugi minema, et ta on sul siin koha peal olemas ja oluline on see, et ta peab hakkama saama. Ja me tegime sellel ajal, mitte nüüd päris vormistatud dokumendina, aga lihtsalt mingisuguse ülevaate, et mis on kõige olulisemad asjad, mis peab olema. Sest et seal on üks asi, mida garanteerib linn või süsteem või vähemalt lubab garanteerida, kas ta tegelikult garanteerib, see on teine asi, ütleme oma nende allasutustega, et näiteks öeldakse, et vesi torudes on garanteeritud, soe torudes on garanteeritud, aga kui elektrit ei ole, siis ei ole pumpasid ja see, mis seal soe kuskil maal on või vesi, ega see eriti palju ei aita. Et siis küsimus sellest, et kuidas need minimaalsed süsteemid nagu tööle panna, siis omal ajal sai ka läbi mõeldud seda asja, et kuhu oleks vaja panna neid generaatoreid, ma ei tea, kui kaugele see on läinud, eks ju, et siin on nii palju vahepeal muutuseid olnud, ma ei räägi nüüd Tallinna loomajuhatuse muutusest, aga linna sisemistest muutustest, ma ei tea, kui kaugele need on läinud. Ja siis ka teine asi, et loomad tahavad süüa saada teatavasti, et kui paljuks ajaks on olemas toidu tagavara. Et toona oli paigas see, et vist 2 nädalat peaks hakkama saama, kui midagi juhtub, et kas selleks ajaks olemas mingid varud oleks. Ja see sai läbi mõeldud, et see oli siis sellel ajal oli nagu igal juhul paiknest, et siis tundus see kriis kohe nagu ukse taga olevat, praegu on võib-olla niisugune roosa rahulolu, mis võib igal hetkel murduda ja kriis tagasi tulla, et me ei tea. Aga väga palju on selles suhtes see kogemus, mis oli toonasel ajal sellega, et kui tekkis Ukrainas, sa rääkisid sellest Ukrainas, kus sa käisid karusid vaatamas, Ukrainas on loomaaia poole pealt oli omal ajal see, et kui sõda tekkis, loomaaiad sattusid ju ka kriisi, sest ootamatult kõik see, mis neid üleval pidas, kadus ära, põhiliselt toit, aga ka ainult mitte toit, täpselt samamoodi medikamendid ja siis, et see raskused olid ikka märkimisväärselt suured ja on siiamaani. Osiloomi ka prooviti siis ära transportida, aga seal tekkisid ka sellised nagu juriidilised piirid, midagi ei ole teha, Ukraina on suhteliselt korrumpeerunud riik ja paljud loomad, mis seal on, tegelikult on väga kummalist päritolu ja nende üle piiri Euroopasse toomine, Euroopa Liitu toomine ei ole üldse nii lihtne, sest seal on omad regulatsioonid, mida jälgida. Et sellega sai omal ajal palju tegeldud ja ka see, et kui abi anda, et see abi ikkagi kohale jõuaks, eks ju, et need olid hästi huvitavad probleemid, aga miks ma seda hakkasin üldse rääkima, toona Ukraina loomaaedadega suhtumine, siis kui tekib kriis, siis tegelikult kõige olulisem ressurss kriisi puhul on inimesed.
need inimesed, kes peavad oluliseks nende loomadega tegelemine üldse, loomaaed ja sõda on hästi huvitav teema, on erinevatel aegadel maailmas olnud. Et lõppkokkuvõttes on ikkagi inimesed need, kes ühel hetkel leiavad need võimalused, muutuvad nutikateks siis, kui süsteemid ei toimu, kui see, mis on kõik välja mõeldud tagavaraplaanid kriiside jaoks ei tööta. Lõppkokkuvõttes olulised on inimesed, inimeste tahtmine asju teha ja leida lahendusi, et see on ilmselt A ja O, et need oleks olemas. Jaa, täpselt sama, ma just ise selle sama teemaga tegelesin ja jällegi esmaspäevast osooni soovitan vaadata, et seal me olime seal karude varjupaigas ja seal Kiievi loomaaia zooloog rääkis seda sama asja, et seal Kiievi loomaajas tehti otsus, et nemad jäävad sisse ja kaitsevad lõpuni välja, aga näiteks karude varjupaiga puhul nad siis vabatahtlike abiga viisid Lääne-Ukrainasse need karud ja see oli üsna karm ettevõtmine ja kiire ja tegelikult stressirikas, aga seda tegid. Aga seal, kus tuli rinne peale, seal läks ikkagi väga-väga kiireks ja osad kohad siis jäidki siis rinde alla ja need pildid on ikkagi väga trööstitud kuni selleni välja, et rindemehed siis lõpuks sõid neid loomi või siis jäeti kiskeid nälga või mis iganes. Et see ikkagi on väga-väga trööstitu, aga selle zooloogi seisukohast ka, et kui inimene on nad juba vangistanud, siis inimene peab sellega tegelema. Et ei saa jätta nagu loomadel ise ei ole ju võimalust. Sest Ukrainas oli ka tegelikult päris inimohvreid, talitajad, vabatahtlikud, kes läksid sõja rindejoonele läinud loomi toitma, neid lihtsalt lasti maha, et see motivatsioon midagi teha on tegelikult väga suur inimestel, aga samal ajal peab arvestama, et ka riskid on ääretult suured sellises situatsioonis. Nii, kas on veel küsimusi publiku seast? Ja palun, ja mikrofon. Kõigepealt vabandan loomaarstide nimel, et tõesti ei õpetatud metslinde, et nüüd on natuke olukord muidugi muude loomade suhtes parem, aga kui mina õppisin, siis mõnele 5 aasta jooksul õpetati väike loomi 20 tundi. Et kiitus nendele kolleegidele, kes on ise ennast täiendanud ja oskavad nii natuke eksootilismi loomi ka ravida. Aga minu küsimus on tegelikult sellest diskussioonist, et ma ei teagi, kuhu see nüüd välja jõudis, et metsas vigastatud või haiget looma nagu ei tohiks enam aidata. Ja see on minu meelest selles mõttes hästi huvitav, et ma olen ise inimese ja loomaarstina tegelikult dilemma ees. Et ma tahaks ju kõiki aidata. Et ma ju ei taha, et keegi piinleks metsas. Aga teisest küljest, kui ma siis ka isegi jookseks sinna mürgisühtlaga sinna ja tema need kannatused lõpetaks, sest enamasti me ei saa teha midagi muud, sest meil puudub järelevalve võimalus ja kõik muud asjad. Siis ma ju tegelikult rikun ära teise looma toidu. Kus on nüüd siis, kuidas me peaksime lähtuma? Kus see piir on nii-öelda, on ju? Kus me peaksime selle kokkuleppe saavutama? Võtaks Karmeli kõigepealt. Ma oma valdkonnas ka, ma olen 2 aastat loomaabi peaspetsialistina töötanud ja ma näen see trend on kasvav, et meie poole pöördutakse ka tõesti loomadega, kes tegelikult elavad oma loomu omast elu ja kes ei vajagi mitte mingisugust inimese poolset sekkumist või abi. Ja me näeme seda nii palju, et selle looma võimalused võetakse ära looduses näiteks üles kasvada just loomapoegade puhul, sest sekkutakse liiga ennatlikult ja see on nii nukker, sest kui me toome ta sealt ära, me võime parima tahtmise juures ka teda püüda, inimkäe all üles kasvatada, aga me teame, et ta koht on ju looduses ja et tema loomavanem suudab seda rolli täita 1,000,000 korda paremini kui meie. Aga paraku nähes mõnda üksikut loomapoega, siis inimesel tekib see instinkt, et on kohe abi vaja. Mis puudutab siis võib-olla laiemat teemat vigastatud metsloomi, siis Keskkonnaamet ikkagi väga seisabki looduse loomuliku toimimise eest ja me räägime sellest väga palju ja need sõnumid täna linnainimestele on hästi raskesti mõistetavad, et alates juba sellest, et surm on osa loodusest ja kisklus on osa loodusest ja ükski loom metsas ei heida niimoodi hinge, nagu võib-olla mõnes Disney multikas, et võtab oma viimase hingetõmba ja heidab ja siis lilled kasvavad välja ja mis kõik veel on ju. Et tegelikult need on väga nukrad olukorrad ja väga rasked ja loom võibki kannatustes olla mitu päeva, aga see on paraku juba loodus. Aga kui me tuleme siia linnaloodusesse,
siis me näeme tõesti seda, et on selline kaks vaadet, et ühtpidi inimesena me oleme, eks ju, ka osa loodusest ja kas me siis peame kuidagi sekkuma ja teisalt ikkagi väga paljud loomad satuvad hätta siis linnakeskkonnas just inimtegevuse, kas siis tegevuse või tegevusetuse tulemusel. Noh, ehtne näide, kõik need klaaspinnad, kuhu linnud vastu, eks ju, lendavad ja nii edasi ja nii edasi, et siis ma võib-olla mina oma ametis mõtlen ka, et me peaksime tegelikult tegema endast kõik, et neid olukordi ennetada, sest tõesti täna meil on küll väga paljud mittetulundusühingud, kes on valmis toetama seda hätta sattunud metsloomade abistamist ravi ja muu näol, aga meil ei ole sellist korralikku niisugust struktuuri või toimivat süsteemi ja pigem ennetus oleks minu jaoks siin see sõnum nende olukordade vältimisel, sest et ikkagi vigastatud metslooma, ta ei ole nii-öelda nagu kass või koer, eks ju, ta ei näe inimeses elupäästjat, see on see esimene sõnum, et kas me suudame tõesti teda ravida siis nii, et see meie kohalolu ei tekita temas juba meeletut stressi ja paanikat, sest me oleme nii-öelda, me toome ta oma keskkonnast välja, me oleme täiesti võõras organism tema jaoks, keda ta looduses tegelikult, eks ju, väldiks, et see on, noh, siin on neid nüansse nii palju. Aga noh, mina näen ka seda, et ikkagi kui on inimtegevuse tulemusel nii-öelda selgelt see loomavigastus põhjustatud ja me saame selle looma jaoks siis midagi teha, siis me peaksime nii-öelda sekkuma, aga noh, siin on ka muid nüansse, et kui palju ressurssi on selleks kulutada, kui jällegi riik annab, eks ju, kindla ressursi Keskkonnaametile seda nii-öelda teenust siis osutada, kui nii võib öelda, siis jällegi Keskkonnaameti prioriteediks on siin kaitsealused liigid 100%, kelle abistamisel on ka väga oluline looduskaitseline väärtus ja see tõesti tähendab, et mõnus olukorras me ei sekkugi, sest loom on looduslikus paigas, ta saab seal nii-öelda looduse loomuliku toimimise osaks, aga jällegi ma tean aru, et see on osadele inimestele ikkagi väga raske sõnum. Nii, ma arvan, et see teema praegu hetkel on lahendatud ja me vaatan kella, jälle 4 minutit on lõpuni. Mida me teeme? Nii, lõpuks küsiks siis igaühe käest ikkagi, kuidas suhtuda eksootiliste loomade pidamisse ja kes võiks ja mis tingimustel seda teha? Keiti. Jah, see on niisugune huvitav küsimus, et ma arvan, et see võiks olla kindlasti rohkem reguleeritud, kui ta täna on, aga ja kindlasti võib-olla vaadata ka siis seaduse poole pealt üle need igasugused minimaalsed pidamistingimused, sest et aeg on hästi palju edasi arenenud, on tulnud tohutult palju uusi teadmisi nende kohta ja ma usun, et paljud seadused on jäänud natuke ajast argu, et kui me nüüd vaatame kas või mõnda seaduse punkti, et noh, me peame tagama talle liigiomase keskkonna, aga siis samas nagu see ametnik ütlebki, et aga see liigiomane keskkond ongi võib-olla see, et ta on seal klaasi sees ja on paber all, aga tegelikkuses looduses ta ei ole päris nii, et siis me tahaksime sinna kõike muud ka saada juurde, et see on niisugune, ma suunaksin natukene riiki siin natukene töötama. Väga hea tähelepanek, nii, Keit. Jah, eksootilised loomad on äärmiselt keerulised loomad, et need liigiomased tingimused on seinast seina ja nendega peaks arvestama, et kui me ikkagi võtame endale eksootilise loomad, siis me mitte ei too teda nii-öelda oma ellu ja oma rutiini, vaid me peame hakkama elama siis tema rutiini järgi ja nende harjumuste järgi, et me peame tagama, et tal oleks see looduslähedane temperatuur, pinnas, kliima, et ta saaks käituda nii, nagu ta ka käitub ka looduses. Ehk me peame siis selle kõigega suutma arvestama ja kõike seda tagada. Et meie loomakaitsjate seisukoht ongi see, et me peaksime reguleerima seda, me peaksime reguleerima seda selliselt, et me ei arvesta ainult pidamisega, vaid me arvestame ka selle laiema ja problemaatilisemaga kohaga, milleks on siis ka kaubandus, et see reguleerimine peaks toimuma mitmes aspektis, et me peaksime nägema seda, et millised liigid meil üldse on võimalik kodudes pidada, just sellises vaatesnurgast, et nagu tavainimene, et milliseid liike ta tegelikult suudaks kodus pidada, et spetsialistidel on võimalik loomulikult alati erandeid kehtestada, et kellel on laiemad teadmised ja kogemused ja samamoodi ka sellega, et kuidas selle keskkonnaga on, me peame ka keskkonnaga loomulikult arvestama. Karmel, riigi ja reguleerimise suhtes olid märkused? Jaa, ma arvan, et meil on siin palju minna, ma arvan, et loomaaianduse puhul on ka tegelikult, tuleks seda valdkonna natukene rohkem reguleerida, sest täna väljastatakse tähtajatult näiteks loomaaia tegevusluba, on ju, et siin on palju nii-öelda arenguruumi, on lihtsalt vaja võib-olla sellist poliitilist natukene survet või ühiskonnapoolset survet poliitikutele, et seda valdkonda natukene vedama hakata, sest
iga loomapidamiskoht ei pea ju olema loomaaed või midagi sellist. Mirge? Jaa, ma arvan, et seda eksootiliste loomade pidamist inimeselt nagu täiesti nagu ära võtta ei ole nagu võimalik või nagu vaata, et me oleme, ma arvan, et Eesti mõistes võtta, ma arvan, et see on ikkagi suhteliselt, mina arvan, et see on suhteliselt uus teema, sellepärast see tundub inimesele hästi põnev, sellepärast nad kõik tahavad seda, eks see on hästi populaarne, et ma arvan, usun, et seal on oluline see ennetustöö jällegi, see teavitustöö, et nagu selgelt tuua inimeseni nagu see, et kuidas teda siis pidada, et täna on hästi hea teha maha neid inimesi, kes ei oska pidada või kuidagi näed seal, et nad on valesti, aga see, et just see suu lahti teha, et nagu kuidas siis teda tuleks pidada, et selge on see, et see siin ära ei kao, meil see eksootikute soov ja tahtmine, eks ma näen seda loomaaias praegu iga päev, kuidas lapsed neid tahavad ja täiskasvanud tahavad veel rohkem, eks, sest see ongi põnev. Nad näevad seda seal internetis kogu aeg. Ja siis ma usun, et teha seda teavitustööd, rohkem neid koolitusi näiteks teha, et kuidas teda päriselt pidada, mis tingimusi ta nagu päriselt vajab. Et ma arvan, et kui see nagu inimeseni tuua, et mis ta siis päriselt vajab, siis ta hakkab mõtlema, et ma ei tea, kas ma ikka päriselt suudan seda nagu tagada. Praegu ta siis mõtleb, ja ma tahan, ja ta tahabki, ja ta hakkab tegema ja siis tuleb välja, oi. Tiit, proovi kokku võtta, aga mitte väga pikalt. 4 minutit, jah. Esiteks seadusandluse kohta, et nii palju kui mina tean, praegu on loomakaitseseaduse väljatöötamiskavatsus kokkupanemisel, kus nii loomaaianduse kui kõikide neid teemasid, mis siin käsitletakse, on väga-väga põhjalikult arutatud, et mida on vaja muuta, et see on pikk protsess, aga see tegelikult käib juba. Olen natukene otsapidi seal sees olnud selles asjas. Mis nüüd puudutab lemmik- või eksootide pidamist, siis sellist 100% ei tahaks kohe mitte, sest see on jälle see vahetu kontakt inimese ja looma vahel. Põhiline on see, et kuidas seda tehakse, mis on eesmärk selle pidamisel ja ka oskused. Aga Eesti kultuuri killukene on niivõrd väike, et me ilmselt ei suuda kunagi kõikide eksootide teadmisi siia kokku korjata, et ikkagi peab vaatama seda suures pildis ja uskuge mind, teistes riikides erapidajaid, kes on väga vastutustundlikud, on märkimisväärselt palju. Ja nii mõneski korras on nemad need, kes vibutavad näppu loomaia poole, et kuulge sõbrad, et ei tee asju üldsegi mitte nii, nagu on tarvis. Nii et seda erapidamist professionaalsel tasemel ma arvan, et see oleks päris suur õnnetus, kui see ära kaob. Aga alati on asju, mis ei peaks olema nii, nagu nad on. No nii, me oleme jõudnud järjekordse paneeli lõpuni, teeme jälle suure aplausi meie panelistidele. Aitäh, et te tulite, aitäh, et te arutasite. Ja meie teeme nüüd väikese sirutuspausi 10 minutit ja oleme siin tagasi ja rääkida juba Elu loomaaias saatesarjast ja selle telgitagustest tuleb kindlasti väga meeleolukas koos videoklippidega.